Meeskäik. Tere õhtust, rallisõbrad! Järjekordne rallipäev Monte Carlos on lõppenud. Jäänud on veel 4 viimast katset homme. Eesti ekipaaž Ott Tänak, Martin Järveoja kahjuks täna enam rajale ei tulnud, aga põnevust jagus sinna Prantsuse Alpide vahele sellegi poolest. Minu külaliseks on nagu eilegi rallisõitja Roland Poom. Tere õhtust! Ja mina olen saatejuht Gunnar Leheste. No, enne kui me tänast päeva hakkame siin lahti ekseldama, võtaks sellised sündmused ka ette, et kui eile sai välja kuulutatud, et Ott ja Martin jäävad ööseks haiglasse, siis oleks loogiline, et me teatame, et nad on ka sealt välja saanud. Hommikul nad siis kenasti välja tulid. Ott küll ütles, et prantsuse keelest midagi aru ei saanud, aga loodetavasti sellest ikkagi sai, et võite ära lahkuda siit, et või kuidagi käega vehkisid. Eks see selline tavapärane protsess on, et tuleb peale avariid ikkagi üle kontrollida tegelikult isegi kui teisele päevale on võimalik minna peale ja uuesti sõitma hakata, siis kohustuslik on läbida arstlik kontroll. No sa ise ka vaatasid neid videointervjuusid siis Oti ja Martiniga, mis seal Hyundai Hospitality selles, kuidas see nimetatakse, truck või? Sellest tehti. Et kuidas sulle meeste olekud nagu tundusid? On see pauk neid kuidagi mõjutanud? Ei tundunud küll, et midagi teistmoodi oleks, et Ott oli ikka nagu Ott on, et sai vastas kõigele ilusti põhimõtteliselt ja selles mõttes, et nii palju kui ta sai, nii palju ta ka selles mõttes olukorda kirjeldas. Jah, küll seal väga palju tegelikult juurde kirjeldada midagi ei ole, et kõik nägid videost, et mis juhtus, et mingisugused pambid seal olid enne kurvi, mis tõstsid auto õhku ja kui auto vastu maad oli, siis oli juba auto joonest väljas ja midagi teha ei olnud, et Ott kinnitas ka seda ja nagu ma eile arvasin, et seal võis ka mingi legendi teema alla, siis ta ütles ka, et ju midagi jäi nägemata siis. Seda ta tunnistas, et rajal ka tutvumisel jäi midagi märkamatuks. Järveoja rääkis nii palju uut, et küsiti väga palju mis ta seal rääkis, et vesi tuleb vastu. Et ta silmanurgast vist nägi seda jõesängi seal allpool, et tegelikult meestel ei jäänud väga palju sellest puudu. Jah, see tee, kus nad maandusid sealt samast edasi, siis pidi olema jõesäng, et Martin nii palju siis kõrvalt nägi, et see jõgi on seal ja et võib-olla on võimalus, et nad sinna maanduvad ja video pealt on ka näha, et Martin oli juba valmis, tegelikult kui auto pealt seisma veel jäänud, siis oli valmis juba vöösid lahti tegema, et kohe autost välja hüpata. Ja nii palju oli ka uut, et Martin siis kirjeldas esimesi hetki, kui auto oli seisma jäänud, et kõigepealt oli mure Oti pärast, kes ei näinud kõige roosama näoga võib-olla välja, aga kohe vist see mure sai nagu lahendatud ja ütles, et tunneb siiamaani väikest lihasvalu ja selles olukorras on vast loogiline ka, et mehed jäävad haiglasse. Ja ikka, nagu ma enne ütlesin, et see on selline tavapärane protsess ja see lihasvalu käib kindlasti asjaga kaasa, et selle puhul oli küll väga suur avarii, aga ka väikse avarii puhul ikka mingid lihasvalud tulevad. No mis sa ise hindad, kas selline crash jätab mingi jälje, ma ei tea, järgmist rallit alustades või kas või testisõitudel autosse istudes? No mingite sõitjate puhul kindlasti, aga ma usun, et Oti puhul seda probleemi küll ei ole, et ta on, ma arvan, piisavalt oma karjääri jooksul läbi elanud juba ja see avarii, ma ei usu, et nüüd midagi mõjutab või ta kiirust mõjutab, et ma usun, et küll tõesti autosse tagasi ja kõik on hästi. No me Mehhikos nägime veel hullemat rullumist vette nii-öelda ja seal ta tuli ju kohe järgmisel päeval rajal, et ei on tada midagi. Jah, et ja seal küll selles mõttes G-jõud oli kindlasti vähem kui seekord, aga jah, see lõpp oli nagu vähe hirmsam selles mõttes, et auto oli vees, aga ei, jah, nagu seal tuli kohe selles mõttes istus autosse ja ma arvan, et ega ka seekord on samamoodi. Aga lähme siis tänase päeva juurde, meil hetkel juhib rallit Elfyn Evans 4,9 sekundiga Sébastien Ogier ees ja 6,4 sekundiga Neville'i ees ja ilmselt seal järgmised mehed enam kõrgesse mängu ei sekku seal. Lööb kaotab juba 2 minutit, Lappi samuti 2 minutit ja Rovanpera 3 minutit. Viimasele katsele minnes olid Ogier ja Evans ühe pulga peal täpselt ja ega nüüdki väga suurt vahet ei ole, et kuidas sa selle päeva kokku võtaksid, mis seda päeva ilmestama jäävad? No esiteks väga põnev päev oli, et tore oli, kui hakata tagantpoolt peale, et Lappi mingi hoo leidis ülesse,
kohati, et ilmselgelt tal lihtne seal ei ole praegu ja tegelikult ka tänu esimese päeva probleemidele, siis tal kindlasti oli ka motivatsiooniprobleeme seal. Aga oli tore näha, et ta mingi tempo on üles saanud. Esikoha võitlus oli arvata, et tuleb päris põnev. Muidugi jah, et see sekundist sõitmist võib-olla seda ei osanud oodata, sest päris palju jäist ja lumist olu oli, aga uskumatul kombel jah, et muidu Montel päris tavaks ei ole, et nendes oludes nii sekundist sõidetakse ja eelviimasel katsel oli see nullis veel see vahe, et päris uskumatu. Esimest katset üldse kogu hommikut ilmestas minu arust usaldamatus eessõitjate suhtes ja päris palju kiruti, et nendest nõutidest pole mingit kasu ja Lappi isegi vaatas korra taevasse ja tunnistas, et oli ise idioot, et neid üldse usaldas, sest oli ju näha, et lumi on sulanud ja olud on hoopis teised. No, alustame ka nendest eessõitjatest rääkimist hoopis eilses päevas, kui Neville lausa vist avalikult kurjustas Sordoga või? No, kas ta nüüd kurjustas, aga tegelikult seal eessõitjat selles mõttes on see veits keeruline, et seal need olud muutuvadki tundidega seal Montes ja kui päike tuleb välja, siis see tee sulabki lihtsalt, see jää sulabki seal tee peal ära, aga eessõitjad sõidavad selle katse umbes 2 tundi enne siis katse starti läbi. Selle 2 tunniga juba võib väga palju muutuda, et selles mõttes on keeruline nagu süüdistama hakata eessõitjat. Ma muidugi ei tea, kui palju siis kohati nendel sõitjatel see legendis need libedad kohad mööda olid, aga jah, selles mõttes on keeruline seal paika panna seda täpselt, kus on lumi, kus on jää, sest 2 tundi hiljem seda võib-olla enam ei ole. No hommikul tundus, et kõige kainemalt võttis neid eessõitja märkmeid Evans, kes ütles, et väga palju tuli ise jälgida, milline see tee reaalselt on. Jah, selles mõttes küll, et Evansil enda isa tegelikult on see sõitja selle ees, kes neid märkmeid teeb. Aga jah, nendes oludes ilmselt ongi vaja lihtsalt teed lugeda, et eessõitja, jah, nende poolt saab need, ütleme, suurema info kätte, aga kui see ilm on selline, et need olud ikkagi muutuvad väga kiiresti, siis võidab see, kes suudab paremini teed lugeda nendes oludes ja siis ka usaldada tegelikult lihtsalt seda pinnast jääda lootma, et ütleme, näed, et tee on puhas, aga et seal musta jääda all ei oleks, et eks see on selline riskimiskoht ja ega seal tegelikult väga palju teha ei ole, et kui seal nendest nii-öelda nootides siis asi on veidi mööda, siis lihtsalt tuleb silma ja tunde järgi. Aga jääme siia 9. katse juurde, 2 sellist suuremat momenti oli ka. Kõigepealt Takamoto Katsuta leidis ennast lumevallist ja lasi siis kaardilugejal natuke radiaatorist seda lund vähemaks võtta, aga kummalisel kombel saabus siis finišisse ka katkise autoga Sebastian Loeb, kes ei vaevunud väga palju seda lund sealt ära korjama ja ise ta sellest juttu ei teinud ja ega ei küsitud ka, et mis siis nagu juhtus. Jah, Katsuta puhul oli täiesti tavaline moment, kus lihtsalt tagaots läks alt ära ja siis tõmbas sealt kohe esiotsa sisse lumme, et vedas, et seal kiviseines oli see lumevall, et mis päästis selles mõttes ära, et jah, küll ta pidi seisma jääma ja kaardilööga pidi seda õhuava siis puhastama, et muidu mootor kuumeneb üle, et ei saa õhku kätte, aga jah, Lööbi poolt täpselt sama seis, et küll temal siis järelikult seda lund sinna nii palju ei jäänud, et ei pidanud katse peal puhastama hakkama. Ja otseülekannet seda vist küll ei näidanud, aga pardakaamera videos, kellel siis WRC Plus on, saab järgi vaadata, et täpselt samas kohas, kus Katsuta oli välja sõitnud, pani ka Lööb selle piruka seal maha. Aga järgmine katse ja olud samamoodi jälle keerulised, aga Elfyn Evans tõmbas siin pikemale kõre. Jah, sealt tuli küll päris ootamatult, et tegi väga head selles mõttes sõitu, et pole midagi halba öelda. Ja ülejäänud katsevõidud siis jagunesid meil kelle vahel. Jälle Evans ja Neville, ja? Ei, Neville mõlemad. Neville mõlemad ja tegelikult ju tuli kõvasti lähemale, et kui päeva alguses see vahe oli ikkagi suurem ja võib-olla kohati juba tundus, et ei saa lähedale teistele, siis viimaste katsetega võttis kõvasti kokku ennast ja ilmselt ka neid olusi usaldas rohkem. Et päeva lõpuks ju
küll on kolmas, aga tegelikult 3 meest on 6,4 sekundi sees, et mis näitab, kui kõva konkurents seal on ja tegelikult isegi neis rasketes oludes, et nagu ma enne mainisin, et tavaliselt Montes tulevad sellised suuremad vahed kähku sisse, aga praegu enne viimast päeva 6,4 sekundi sees 3 meest on päris kõva, et põnev on jälgida. No Neville teatas Twitteris, kui ta rallipargis siis pärastlõunastele katsetele lahkus, et nüüd on aeg suruma hakata ja mees pidas oma sõna. Jah, pidas sõna ja ilmselgelt oli juba ju tegelikult kohe ralli algusest näha, et ta tunneb ennast väga mugavalt autos ja ta julgeb seal oludes pushida. Küll vahepeal jah, seal tuli ajakaotust mingitelt katsetelt, aga üldiselt on ta kogu aeg olnud konkurentsis, väga konkurentsis ja näitas lõpuks selles mõttes, võttis enda tagasi, et tõmbas ennast esikoha heitlusesse kindlasti sisse. No Evans paistis viimasel katsel väga rahulolematu näoga ja oli ka sellise muljega, et homme vast tuleb suruma hakata. No jah, selles mõttes, et ta ikkagi oli ju enamus ajast on ju tegelikult liider olnud. Viimase katse 4,6 sekundit kaotust ilmselgelt ei sobinud talle ja ta ju tegelikult ka käis väljas korra viimasel katsel, kus tuli kaotus sisse, et sama koht, kus lööb tegi spinni. Ja ega sellega selles mõttes rahul ei saa olla, et väärtuslikke sekundid seal maha mängida, aga juhib rallit edasi ja mitte midagi turvalist, seal ei ole 5 sekundit põhimõtteliselt enne homset, et homme 4 katset saab kindlasti olema eriti selles mõttes keeruline, et ta lubas minna pushima. Ja mis veel oli üllatav siis viimaselt katselt, et Ogier teises splitis kaotas Evansile 1,7 ja kolmandas juba 10,2 ja finiš siis 9,5 sekundit. Lõpus siis küsiti, et kus see suur vahe sisse tuli ja ütles, et mingit viga ei teinud otseselt, aga võib-olla mäest alla tulles oli liiga ettevaatlik. Ja seal oli päris palju sõiteid tegelikult. Seal olid juba jäävaod vist sees. Ja praegu tuleb meelde, Rovanpera oli seal poole katse peal circa 7 sekundit kaotust sel hetkel Lappil äkki, kui ma õigesti mäletan, või Sunninenile, kui teised tagantpoolt veel tulnud ja katse lõpuks võitis äkki 8, kui ma õigesti mäletan. Et ta üle 10 sekundi võttis tagasi ja see ongi see refi strateegia, et ühes kohas kaotad, teises kohas võidad ja ega seal selles mõttes ongi keeruline. Ega põhilised, miks vahed sisse tulid, oligi võeti liiga ettevaatlikult, mindi algus refi säästvalt, arvati, et üleval on natuke hullemad olud, kui tegelikult on. Just, et nii see on, et nagu enne rääkisime sellest esiauto tööst, et ega nad siis ei tea ka tegelikult täpseid olusid, et kui palju refi säästa ja kui palju saab pushida kuivades oludes, et kui on lumine, siis lumine sektsioon vahel, siis ei saa neid refe läbi lihtsalt sõita. Ja lööb siis tegi piruetiga viimasel katsel, kaotas sinna päris palju aega ja kaotas lõpuks siis 21 sekundit Neville'ile. Mis me lööbi päeva kohta ütleme, et ei ole ikkagi väga konkurentsis olnud? Jah, kogu see ralli selles mõttes, et ega ma isiklikult nagu väga ei oodanudki mingisugust eriti kõvat tempot tema poolt, et seal on lihtsalt ees on mehed, kes nagu reaalselt tahavad võidelda ju tiitli pärast, et tema ei ole see, kes võitleks tiitli pärast ja ta ei sõida ka kogu hooaega. Aga jah, võib-olla veidi jäi selles mõttes nagu mingisugune mõrumaik suhu, et mingit sellist sähvatust vahepeal oleks oodanud. Aga ei selles mõttes, et ta hetkel teeb täpselt seda tööd, mida ta tegema peab, et Hyundai'le punkte tuua ja 4. koha peal ju väga okei, et Lappi muidugi on päris lähedal taga. Homme siis mehed kolivad Monte Carlosse ümber Eesti aja järgi 9.17. Esimesel katsele minnakse pikkust seal 18 kilomeetrit ja teisel katsel 20 kilomeetrit. Pärast lõunal siis kordusläbimised. No, milliseid oluseid me seal võime oodata? Samasuguseid nagu täna? No jah, selles mõttes, et hetkel on jälle keeruline oletada, et hommikul kindlasti on jälle libedam, et öösel ja varahommikul on miinuskraadid, et ralli stardi hetkeks on juba see plussis, aga teed on libedad jätkuvalt. Pärastlõunal on samamoodi, et nagu tänagi oli näha, et kindlasti päike sulatab neid kohti, kuhu päike paistab,
ja need kohad, mis jäävad siis puudevarju või siis kalju nukkide taha, et need kohad jälle jäävad sellised libedaks ka teiseks läbimiseks. Aga üldiselt ma arvan, et jah, midagi sarnast nagu täna oli. No mis sa ennustad, palju esikolmik riskima homme hakkab? Tegelikult esimeselt etapilt näiteks teise või kolmanda koha punktid võtta ei ole ka ju üldse mitte paha, võtaks vastu küll. Loomulikult, et ma arvan, et Ogier, ta on seda rallit 6 korda järjest võitnud, kui ma ei eksi, et ma arvan, et ta teab täpselt, mida ta teeb ja kus peab pushima. Aga ma ei usu, et ta üleliigseid riske võtma hakkab, et ta on piisavalt tark sõita, ma arvan. Evansi puhul võib-olla ootaks seda kõige suuremat pushi, et ta on uue tiimiga, tunneb ilmselgelt ennast seal juba mugavalt ja tahab see võidunälg on tal kindlasti suur, et ta on ainult 1 korra varem WRC rallit võitnud, et Neville'i puhul samamoodi, ma ei oska seisukohta võtta, et kindlasti kõik tahavad võidu peale võtta, aga ma pigem panustaks selle peale, et Evans läheb kõige rohkem suruma. No Neville oma intervjuude ja sõnade järgi paistab, et pushib kõige rohkem, aga mis sa arvad, kas see on tegelikult see pealispind ja rohkem nagu mäng nagu konkurentidel ka, et eks ta ka tegelikult hoiab ju teatud kohtades tagasi? No kindlasti jah, et keegi seal nagu üleliigseid riske väga võtta ei taha, et loomulikult peab võtma seal, et seal ei ole midagi teha, et kui sa tahad konkurentsis püsida, aga selliseid rumalates kohtades ei ole seda mõtet tegema hakata ja ma arvan, et Neville on tegelikult päris puhtalt tulnud kogu seda rallit, et on Evansil tulnud selline väikest momenti, siis on Ogieril ka Neville'i puhul, ma ei ole selle ralli puhul tähele pannud või kuulnud, et sellist suuremat momenti oleks sisse tulnud. Aga no kui need eilne see mootori väljasuretamine jah, üks mootori väljasuretamine oli. Aga jah, ma arvan, et ta võtab suht targalt tegelikult praegult, et eks ole näha homme, kui tegelikult see päris viimane see võidusõit pihta hakkab, et homne päev saab olema kõigil kindlasti väga põnev. Aga julged sa kohe juba ennustada võitjad ka? Ma tahaks ennustada niimoodi, et see tabel jääb selliseks, nagu ta praegu on. Et mingil põhjusel ma arvan, et Evans läheb seda võitu võtma, et mulle tundub, et ta on kõige näljasem selle järgi. Ja Toyotale jackpot? Jah, sellisel juhul küll, et aga ei saa midagi selles mõttes halba öelda või kritiseerida, et Toyota on väga head sõitu teinud siin ja auto on selles mõttes vastu pidanud ilusti, et pole probleeme olnud, et ilmselgelt nad väärivad seda. Lähme kuulajate küsimuste juurde, meil on päeval päris palju küsimusi laekunud ja esimene küsimus puudutab sellist asja, et ma eeldan, mis su vastus juba on. Mis te arvate, küsib Martin, mis te arvate, mehed, kas Toyotas läheb juba sel nädalavahelisest tiimikorraldusteks ka? Keeruline öelda, aga ma ei usu seda. Ma ei usu, et Evansile öeldakse, et sa ei tohi võita. Ja tegelikult nii varases hooajas, kui me sõidame esimest rallit alles, et ma ei taha uskuda, et Mäkinen läheb ja ütleb, et nüüd Ogier peab võitma. Et siit on veel minna nii palju etappe, et sellises varases staadiumis vaevalt seda tegema hakatakse. Ma arvan samuti, aga kui Evans peaks nüüd Rootsis ja Mehhikos samuti sama ajas vormis olema ja teebki selle väikse vahe punktiliselt ka Ogieriga sisse, kas siis öeldakse maailmameistele, et kuule, meil siin üks lendav Waleslane, ole vähe nagu ole meheks. Ma arvan, et äkki seal kuskil poolhooaja peal võib-olla hakatakse selle peale nagu rohkem mõtlema, aga ei, ma ei usu ka seda, et nagu Evans suudab siin järgmised rallid kõik niimoodi domineerida selles mõttes Ogieri eest, et kindlasti Ogier on kiire ja selles mõttes ei pea nagu, ma arvan, kahtlema ja ei pea hakkama punkte lugema praegu, et ma arvan, hooaja poole peal võib seal hakata nagu selle peale mõtlema ja meie võime selle peale mõtlema hakata, eks mida Tommy Mäkinen mõtleb, et seda teab tema ise ainult. Janek küsib küsimuse, mis on eriti aktuaalne Monte olude puhul. Kas tagapool startivad mehed saavad vaadata live-ülekannet, et teada, kuidas on olud muutunud? Kas see on lubatud? Jaa, ikka on lubatud ja seda tihtipeale tehakse ka, muidugi oleneb selles mõttes, et kui palju nagu seal aega on, et WRC meestest
ma ei tea, kes seal kui palju jälgib, aga ega seal selles mõttes palju aega ei ole nendel, sest see stardivahed ei ole nüüd nii pikad ka, et saad tervet laivi vaadata, aga soovi või tahtmise korral nad kindlasti saavad seda vaadata, kui levi muidugi on. Aga ütleme sealt tagantpoolt juba R5 mehed ja edaspidi sealt teised, kes tulevad, neil on kindlasti aega vaadata, mida siis esimesed startijad teevad ja kuidas need olud on. Joelil Saaremaalt on selline spekulatiivne küsimus, et kas Oti väljasõit võis tuleneda Hyundai väiksemast tagatiivast ning sellest tulenevast väiksemast survejõust ratastele, võrreldes kitsama tiivaga Toyotaga? Ei usu seda. Et ma arvan, et Toyota oleks samamoodi sealt selle hoo pealt õhku tõusnud, et ja ma arvan, et sellised kohad tulevad kuskil, need aerodünaamika asjad tulevad kuskil mujal võib-olla rohkem välja, aga selle koha peal oli reaalne selline pump või väike nukk tee peal, mis tõstis selle auto õhku, et ei oleks aidanud seal suurem tagatiib või parem aerodünaamika, nagu Toyotal siis juttude järgi olema peaks. Liveblogis tuli üks anonüümne küsimus. Huvitav, kui palju läks maksma Oti avarii ja kui palju sellest autost veel kasutuskõlblik võiks olla? Ja mis osi sealt võiks veel kasutada? Ma ise mõtlesin tegelikult sama, kui seda auto pilti pärast vaatasin, et huvitav, mis selle autoga nagu edasi tehakse. Niimoodi on keeruline öelda, et kindlasti seal on mingi komponente, mida saab kasutada, aga jah, selles mõttes, et ma arvan üldiselt, et kõik turvavarustus on kindlasti ju selles mõttes mahakandmisele kere mootor sai pildi pealt nii palju kui näha oli ju selles mõttes tükkideks, et vedrustust ilmselgelt ei saa kasutada, et ma arvan, et sealt väga palju võtta ei ole. Kui palju see avarii maksab tiimile, ma arvan, et suurusjärk nii palju, kui see auto maksab. Me vist ei hakka spekuleerima siin summadega. Selles mõttes seda on keeruline öelda, kui palju auto maksab, sest see on iga tiimi enda teada, kui palju ta auto on maksma läinud ja kui palju see auto arendus maksma läinud. Aga me teame seda, et kui palju M-spordi WRC auto maksab, et kui see auto maksab circa 600 000 eurot, siis sellest kuskile sinna kanti ta jääb, ma ei julge nagu pluss-miinus 100 000, ma niimoodi ei oska enam selle auto hinda rohkem öelda. Küsib Jaan, miks tehase meeskonnad kasutavad rekeautodena teiste tootjate autosid, Toyotal Subarud, Hyundai BMW-d? Hyundai puhul on BMW valitud lihtsalt, kui nad tulid MM-sarja, siis valiti lihtsalt selle järgi, et see oli kõige lähemal siis nende võistlusauto telje vahele, ehk siis lihtsalt ütleme, auto mõõtmetelt oli kõige lähedasem sellele, mis ta on ralliautole, ehk siis nende WRC-autole. Ainuke vist on M-Sport, kes kasutab Ford Focus RS-i. Aga Citroen samamoodi kasutas Subarut, Toyota ka, et ega Toyotal, kui niimoodi võtta, ei ole ju tegelikult ka tänava legaalset autot, ma arvan sellist võtta, millega oleks mõistlik minna reket tegema. Et sellest ka lihtne põhjus, miks kasutatakse teisi autosid. Et seal on vaja neid autosid veidi modifitseerida ja teha rekke jaoks vastavaks, ja samamoodi, et autol kindlasti peab olema 4 vedu ja seal on erinevad teised detailid, et mis rekkeautol on kohustuslikud või nii-öelda, et oleks mõistlik, mis seal on. Et ju siis tootja poolt enda autodel siis ei ole sellist varianti võtta. Ma ise lisaks siia sekka ühe küsimuse, miks sa arvad, miks Monte Carlo ralli nii lühike on? Tänane päev võrreldes teiste rallidega naeruväärselt õhuke? See tegelikult on lihtne põhjus, selle ralli kogu distants on 1500 kilomeetrit, mis on, ütleme, tavaline MM-ralli keskelt läbi on selline 1000 kilomeetrit, 1000 veidi pluss. Et need ülesõidud on väga pikad seal ja lihtsalt suur osa ajast kuulub ülesõitudele. Et seal ei olegi lihtsalt seda ajalist ressurssi teha rohkem katseid. Ja ilmselt natukene logistilise poole pealt see ka, et kuna on mägiteed ja kohalikud elanikud ainult seda teed pidi üles saavad ja pannakse terveks päevaks kinni. Ja kindlasti on mingi logistiline põhjus ka seal taga, et ei saa
ei saa liiga palju teid kinni panna ja peab nagu mõtlema tegelikult ka ju kohaliku elaniku peale. Marek küsib, miks ei ole rallis eraldi uustulnuka tiitlit nagu ringrajasõidus? Mis on tegelikult hea mõte, aga ma kujutan ette, et raske teostada. Jah, kes meil siis praegu, et uustulnukal oleks Katsuta ja Rovanpera? Jah, nüüd oleneb nagu, kas siis mõeldakse WRC sarja uustulnukaid või kogu MM-sarja uustulnukaid, kus siis läks arvesse ka R2 ja R5 sõitjad. Aga WRC klassi puhul konkreetselt ma arvan, et seda ei ole mõistlik anda, sest ei tule väga tihti neid uusi sõitjaid peale sinna ju. Et jah, see aasta on meil küll selles mõttes Gus Greensmith, kes eelmine aasta sõitis ikka 3 rallit, kas ta see aasta oleks uustulnuk või mitte, ma ei oska öelda, ja Takamoto Katsuta samamoodi eelmine aasta sõitis 2 MM-rallit. Rovanpera on ainuke uus, kes siis pole varem MM-rallis WRC autoga sõitnud. Aga see aasta on ka selles mõttes eriline, et tavaliselt seda ei ole, et uusi sõitjaid tuleb niimoodi peale, et siis seda auhinda võiks anda, ma ei tea, kord, ma ei kujuta ette, 5 aasta jooksul või siis, kui neid uusi sõitjaid tuleb, et seda ei saa niimoodi aastast aastasse anda, sest neid uusi sõitjaid lihtsalt ei tule sinna WRC klassi peale. Johannes jõudis viimasel hetkel saata küsimuse just praegu. Tal tekkis küsimus, miks on numbrimärgi asemel meeste võistlusnumber, kas tegemist on Monte eripäraga või on sel aastal midagi teisiti? Selles mõttes hea küsimus, ma isegi tegelikult ei ole tähele pannud, aga ma arvan, et seal äkki on selline Monte eripära ja tegelikult kui võtta Soome MM-ralli, siis Soome MM-rallidel ei ole ka autol lihtsalt tavalisi neid registreerimisnumbrid küljes. Et Soome rallile antakse ka ajutised numbrid kõikidele võistlusautodele külge ja siis jäävad need numbri kohad tühjaks. Ja siis saab sinna seda võistlusnumbrit kleepida. Aga Monte puhul ma ei ole selle faktiga kindel, kas ka seal on ajutised registreerimisnumbri märgid või mitte. Gunnar Parda tänavalt küsib, millal me näeme Ronald Poomi Monte Carlo rallil? Hea küsimus. See aasta mitte ilmselgelt, aga no ütleme, kui kõik läheb plaanipäraselt, järgmine aasta võiks sõita, idee ja plaan on ilmselgelt selline, et edasi arenedes järgmine aasta peaks sõitma terve hooaja kaasa WRC3 või WRC2 klassis siis, et kui sel hetkel tundub mõistlik otsus minna Montesse, siis võiks see olla järgmine aasta, kui mitte, siis ehk ülejärgmine aasta. Jälgid sa juba ise ka rallit sellise pilguga, mis sul siit endal oleks kunagi kaasa võtta? Ja kindlasti, et pärast ma vaatan peale rallit, vaatan sisevideid kindlasti veel üle ja praegu samamoodi Rootsi jaoks ettevalmistust ma teen ka läbi WRC plussi, et väga palju nagu, see on selles mõttes vähim, mis ma teha saan, et teha korralik ettevalmistus, et videoanalüüs ja õppida siis nii palju teiste sõitjate pealt, kes siis R5-tega on sõitnud, vaadata, kuidas nemad on seal Rootsis sõitnud ja proovida endale siis mingisugused midagi kõrva taha nii-öelda panna. Et vaatad WRC plussist teiste pardakaameraid, jah? Jah, aga see on selline tavapärane asi, mida tänapäeval teevad selles mõttes, ma julgeks öelda, et enamus sõitjad, et see video pealt ettevalmistuse tegemine on väga suur osa sellest protsessist tegelikult enne rallit. Et kõik, mitte ma ei saa öelda kõik, aga ma julgeks öelda, et enamused teevad seda ettevalmistust videote pealt. No Järveoja hommikul intervjuus ütles, et ei ole veel kindel, kas see Rootsi ralli toimub, sul vist täna on uut infot tulnud? Ei, otseselt mitte, lihtsalt kuulnud, et korraldad ikkagi soovivad selle läbi viia ja eks siis vaadatakse, mis mahus see toimuda võiks, et jah, ilmaolud seal väga praegu ei soosi, aga need Norra-poolsed katsed seal on suht lumised, et selles mõttes peab pöialt hoidma, et ehk tuleb natuke külma ja saab ikka mingi kilometraaži võiks sealt kokku saada. Lähed sa sinna testima ka? Jaa, tegelikult oli plaan siin teha Aluksne ja Sarma ralli Lätis, aga mõlemad jäeti ära. Nii et kindlasti peame mingi testi tegema ja plaan on siis Rootsis koha peal teha enne rallit. Aga selge, tõmbame tänaseks otsad kokku. Elfin Evans läheb homme liidrina rajale. Katse algab Eesti aja järgi 9.17 ja esimesed 3 meest mahuvad 6 sekundi sisse. Tuleb kindlasti põnev päev, jälgige Delfi otseblogi ja päeva lõpus, homme vist üsna varakult juba, kuskil 3 paiku vast saate üles ka ralli podcast.
aitäh sulle, Roland! aitäh! Kuues käik.